Taas näide elust. 2 noort ratsanikku on ennast kenasti mahutanud rendivõrri selge ja lasevad lusti mööda tänavat. Viimased paar nädalat on hoidnud sellist rendiääri äärmiselt kuumana. Seda ei ole teinud mitte liiklusohutusega tegelevad inimesed, vaid pigem hoopis poliitikud. Päris mitmel erakonnal on välja kujunenud oma arusaam sellest, kuidas pealinnas startinud suuremat rendiääri korrektselt ohjata. Esiteks linnavalitsuse juhtimise tulemusel on meil nüüd liikluses kaos ja ma esitan eelnõu, mis korraga reguleerib mitut küsimust. Esiteks seda, et oleks vanuseline kontroll pisimopeedi puhul, teiseks, et oleks rattajuhiloa kontroll, see peab seaduse järgi olema 14 ja 15 aastastel, ilma selleta ei tohi rolleri sõita ja kolmandaks lisaks ka see, et peab olema pakutud laenutuseks kiiver kuni 16 aastastele. Lisaks Keskerakonnale on oma arvamuse välja öelnud nii Isamaa kui ka konkreetsed seadusemuudatused on lasknud valmis vormida sotsiaaldemokraadid. Panna liiklusseadusesse juurde 2 punkti, mis annaksid omavalitsusele õiguse seada vanuse piir, millest siis allapoole ei tohi sellist sõidukit rentida ja B, võimaldada omavalitsusel ka seada siis kogu arv, kui palju üldse võib selliseid rendisõidukeid kasutusse anda. Nii et tegelikult see annaks omavalitsusele tänasest suuremad õigused. Riigi poolt oleme juba aasta algusest nendega kohtunud, ka praegu diskussioonid käivad, oleme abistamas neid, et see regulatsioon saaks loodud. Loomulikult tuleb ka arvestada teist poolt, et iga uus regulatsioon on piirang, ehk et ka ettevõtluse poole pealt tegemist on ju üüri, ettevõtlusteenust pakkumisega, ehk et ka see tasakaal peab jääma ohutuse versus teenuse pakkumise näol, sest tegemist on ju linnaliikluses ja linnapildis vajaliku teenusega. Tallinna poolt välja pakutud tingimused aga tunduvad rendiettevõtetele väga koormavad, nendega ei soovita leppida. Riiklikult on siin esmatähtis kõigepealt liiklusohutus, siis alles rentnike soovid ja huvid. Probleem rendisõidukitega on kõige teravam pealinnas, teised piirkonnad sellega veel vaeva ei näe. Kohalikud omavalitsused on väga erineva omaloomuga, et meil on Tallinn, suur kohalik omavalitsus, kus neid tõukerattaid või pisimopeede kasutatakse peaaegu aasta ringi, aga samas meil on väiksemaid omavalitsusi, kus neid üldse ei ole. Et riigi tasemel seda regulatsiooni luua kõigil ühesugust ei ole võimalik, seetõttu see volitus anti kohalike omavalitsustele, sest ka nemad vastutavad oma teedel toimuva liikluskorralduse eest, aga loomulikult riigi poolt me oleme abiks nõu ja jõuga selle regulatsiooni loomisel. No lõpuks on nii, et tegelikult need samad erakonnad, kes praegu võitlevad Riigikogus selle eest, et tõuksidega oleks kord majas, on ise otsustanud, et see pädevus tuleb anda hoopis omavalitsustele. Nii et tekib küsimus, miks praegu pärast seda kõike veel siin vehelda ja karjuda, et meil tuleb seadust muuta. Te juba olete seda teinud.